Tere taas, mina olen Sander ja mulle väga meeldib tehnoloogia, mis teeb meie elu paremaks ja lihtsamaks. Seoses jõulude tulekuga olen ma kokku pannud kingiideed igasuguses hinnaklassis, kas teile endale või siis kellelegi enda lähedastest. Siin need on. Siia videosse olen kokku pannud kingiideed alla 30 euro, alla kuskil 130 euro, alla 300 euro ja siis üle 300 euro maksvad kingid. Nii et kui sa tahad siin videos edasi hüpata, siis siin all on lingid, kus sa saad valida, millist kinki sa vaatad. Esimeseks hinnaklassiks alla 30 euro ja minu üks lemmikuid kinke ilmselt oleks ka nutikas termomeeter Kinsa eelmisel aastal välja antud. Sa saad selle ühendada oma nutitelefoniga Android ja iOS-iga, et võtta temperatuuri kas suust või kaenlaalt. Lisaks sellele selle äpis on võimalik ka näha teisi Kinsa kasutajaid, ehk kus piirkonnas on haiguspuhangud, et siis neid piirkondi võib-olla vältida. Teine alla 30 euro kategooria kingiidee on Tile. Tile on väike plastmassist Bluetoothi teel telefoniga ühenduv võtmehoidja, mida on võimalik kinnitada kas rahakoti või mille iganes külge, et jälgida selle asukohta või siis ka meeldetuletust, kui sa selle juhuslikult kuskile maha unustad, su telefon annab sulle märku, et sa unustad selle maha või siis viimane asukoht, kus see seade sinuga kaasas oli. Maksab Tile umbes 20 eurot. Kolmas alla 30 euro maksev kingiidee on Chromecast. Chromecast on selline väike pulk, mis läheb HDMI kaudu ükskõik kas mõne ekraani või projektori külge ja mille abil on sul võimalik näidata kõike seda, mis on sinu brauseris või Androidil ka Androidi telefoni ekraanil või siis seda, mis on äppides sisse ehitatud YouTube'is või Netflixis näidata kõiki oma pilte ja videosi suurel ekraanil. Lisaks sellele on see peale arendajad tegemas ka mänge, erinevaid muid äppe, nagu saad teha playlisti, kui kõik tulevad kokku, et YouTube'i videosi vaadata ja nii edasi. See maksab ainult $29 internetis, ehk siis umbes 20 või alla 20 euro. Väga hea väike asi, millega oma pilte, emotsioone ja videosi suurel ekraanil näidata. Neljas alla 30 euro maksavat kategoorias on droon. Hubsan X4. See on esimene droon, millega mina omale ostsin, et õppida lendamine. See pult on üsna sarnane ka päris suure drooniga lendamisel ja see on parim viis õppida toas manööverdama. Õues sellega väga hea lennata ei ole, kuna tuulele on ta väga tundlik. Aga alustamaks inimestele, kes on huvitatud droonidest, parim viis soovitan. Viies alla 30 euro kategooria kingiidee on Misfit Fitness and Sleep Tracker ehk siis une ja liikumise jälgija või mõõtja. See on üks kõige väiksemaid ja soliidsemaid ja ka soodsamaid liikumisjälgimisseadmeid. Ehk siis selle abil on võimalik aru saada, kui palju sa liigud päevaks või kuidas su unerütm on. Seda saad kanda kas ehtena naiste puhul näiteks või siis käe peal väikese käärihma abil ja see näitab ka kella. Soovitan väga proovida seda, kui sul ei ole juba olemas eksisteerivat seadet. Kuues ehk viimane alla 30 euro kategoorias on minu taaskord igapäevases kasutuses olevad nahkkindad talve puhul ja mis on nende eripära on see, et sa saad nende nahkkinnastega kasutada ka endiselt nutitelefoni. Näiteks kui on vaja pilti teha või kellelegi helistada, siis need kindad toimivad väga hästi, need on valmistatud väga kvaliteetsest nahast. Taaskord nende hind on umbes 30 eurot, nende nimi on Ion või Ion Attire ja on võimalik seda ka internetist tellida. Järgmine ehk hinna poolest ka veidi kallim kategooria, umbes 130 eurot maksvad kingid. Esimene neist on LifeX pirnid. Kui enamus nutipirneid vajavad ka eraldi mingisugust riistvara, mis peab olema ühendatud sinu ruuterisse, siis need pirnid sa saad lihtsalt keerata pesasse, ühendada oma eksisteeriva ruuteriga ja siis seda kontrollida oma mobiiltelefoni abil, kas erinevaid värve, erinevaid värvivahetusi, sisse välja lülitada ja nii edasi. Minu meelest see on kõige parem nutipirn, millega algust teha, kui sa oled huvitatud ühendatud koduga algust tegema. Teine alla 130 euro kategooria kingituse idee on minu üks Eesti lemmik nutiseadmeid Click and Grow nutipott, millega on võimalik kasvama panna kas kööki erinevad, ma ei tea, basiilikud, tüümian, mis iganes sa soovid kasvatada või siis ka kas või lihtsalt lilled või maasikad omale kasvama panna. Hinnaklassist on nad väiksemad, on umbes minu meelest 80 euro kandis ja suuremad on kuskil 100 euro kandis. Nii et soovitan, kui teha kodumaine kink, siis Click and Grow mulle endale väga meeldib. Kolmas alla 130 euro kink on ilmselt, kui mina oleksin veel väike poiss, siis minu lemmikkink sellel jõuludel on Anki Driveset. Anki Driveset on, nagu vanasti olid maas sõitvad võiduautod, igal ühel oli pult käes, siis nüüd on sinu käes nutitelefon, mis lisab selle uue nii-öelda dimensiooni,
Ehk sul on võimalik koguda punkte nutitelefoniga sõites või teist autot ka tulistada virtuaalselt, mis teeb ta aeglasemaks või paneb ta vibama ja nii edasi ja nii edasi. See on erinevaid autosid ja võimalik neid arendada ja võistelda oma sõpradega, mis toob nii-öelda selline virtuaalse mängumaailma kokku reaalse mängumaailmaga, sellepärast mulle Anki väga meeldib. Hinnaklassilt maksab Anki kuskil 120 eurot. Neljas alla 130 euro maksev kategooria minule igapäevases kasutuses olev Withings Smart Body Analyzer, mis ei ole lihtsalt kaal, vaid lisaks kaalule mõõdab ta ka tegelikult sinu rasvasisaldust, keha rasvasisaldust ja lisaks sellele annab märku ka CO levelit mõõtes, kas sinul on vaja aknad lahti teha, lasta natuke värsket õhku tuppa või siis ka temperatuuri, ehk sa saad aru, kas võib-olla sul on küttesüsteem jäänud sisse päevaks, ehk siis sealt hoida kokku ka temperatuuri järgi. Soovitan väga inimestele, kellele meeldib jälgida ja mõõta kõike oma keha juures ja siis seda kõike otse pilvest mobiili läbi näha. Viies siin kategoorias on SmartThings Hub. SmartThings on üks esimesi ettevõtteid, kes hakkas tegema nutikodu lihtsustatud lahendusi, ehk siis võtad boksist välja, ise oskad ühendada ja saad kohe luua erinevaid loogikaid ala, et kui toas on liikumine, pane tuli põlema. Kui uks läheb lahti, anna mulle märku, et uks läheb lahti. See set, millega algust teha, on umbes $189, mis on umbes 140-130 eurot. Ja sellega saad kaasa liikumissensori, paar uksesensorit ja ka siis kaasaskantava lähedussensori. Ja seda kõik on võimalik endal kokku panna ja äpi teel siis juhtida, ehk see algust teha nutikoduga. Soovitan kõigile, kes ise ei ole nii pädevad ise ehitada, siis see on selline võta boksist välja ja pane kokku. Kuues siin kategoorias on Narrative Clip. Narrative Clip on kaasaskantav ühendatud kaamera, millega on võimalik oma elu logida, ehk siis ta teeb pildi iga 30 sekundi tagant, siis sa laed need üles pilve ja seal toimub see maagiline analüüsimine, millised pildid on tema meelest olulised, millised mitte, kus need pildid tehtud on. Sul on võimalik sellest teha ka timelapse video, kiiresti vaadata oma päeval, mis sa teinud oled või siis teatud ainult olulisi hetki sealt jälgida. See maksab umbes $199, mis on umbes 150 eurot või 150-130 eurot umbes, sõltub kust seda osta. Soovitan kõigile inimestele, kes tahavad algust teha oma elu logimisega. Boonusena siin kategoorias, mida ma ei suutnud välja jätta, on Impossible Labsi tehtud printer, mis tegelikult taaskord on sellepärast põnev, et ta toob reaalse digitaalmaailma lähemale, et sa saad siia peale panna oma telefoni ja printida välja Polaroidi poolt populaarseks tehtud filmi peale, ehk siis endale seina peale panna päris foto või siis kinkida kellelegi mälestuseks see päris foto. Nii et minu arust on väga tore viis tuua reaalne ja virtuaalne maailm endale lähemale. Hinnaks on umbes taaskord 130-140 eurot. Ja nüüd üle kuskil 300 euro maksvad kingid, mida ilmselt on raske kinkida kellele teisele, aga võib-olla siis ise endale jõuludeks või mõneks muuks tähtpäevaks. Esimene neist on Moto 360 kell, mis on minu meelest kõige paremini disainitud ja kõige paremini siiani toimiv nutikell, mille on sisse ehitatud ka südamesensor, liikumissensor ja kõik muud head asjad, mis tulevad Android Weariga kaasa. Nii et kui kellegi on Androidi telefon ja soovib omale nutikella, siis see on parim, mida täna osta. Hinnaks on umbes $249 või umbes 220 eurot. Teine üle 300 euro maksev kingiidee on Nesti nutikas termostaat. Seal saad kasutada olemasolevate, kus sa saad valida temperatuuri ja siis sinu kas radiaatorid või soojuspumbad hakkavad vastavalt seda õhku pumpama, et sinu õhk vastavalt temperatuuril saada. Siis Nest väga nutikate algoritmide ja liikumissensori abil saab aru, millal sa oled kodus, millal sa ei ole kodus, mis temperatuur sulle meeldib, saad lisaks seda juhtida ka oma telefoniga. Aga üks asi, mida meeles pidada, on see, et see töötab ainult nõrkvoolusüsteemil, ehk näiteks mina, kui mul on kõrgvoolusüsteemiga termostaat, siis ma seda kahjuks kasutada ei saa, nii et vaata seda kindlasti enne, kui sa omale Nesti ostad. Kõige parem on selle juures see, et ei ole lihtsalt üks tehnoloogia mänguasi, vaid sellega on võimalik ka reaalset energiat säästa üsna palju ja seega ka raha säästa. Hinnaks umbes $249, mis on umbes taaskord 200 euro ümber. Kolmandaks alla 300 euro maksev kingiidee on Augusti nutikas luhk, selle nimi on August Smart Lock. Eksisteeriva lukusüsteemi sa saad panna sinna peale selle Augusti süsteemi. Kui sa telefoniga lähened, automaatselt uks avaneb lukust ja sa saad minna tuppa sisse või anda teatud inimestele ligipääs oma kodule teatud kellaajal. Ehk siis inimesed, kellel juba on rohkem olnud nutikakoduga tegemist, siis soovitan teil vaadata seda. Hinnaks kuskil $249, taaskord mis on umbes 220 eurot. Neljas alla 300 euro maksvas kategoorias on GoPro Hero 4. See on siiani parim action kaamera, mida saada turul on. Ehk kui sa oled lumelauataja, suusataja,
rattasõitja, sukelduja või lihtsalt aktiivse iluveisiga inimest, kes tahab õues ka filmida erinevate huvitavate nurkade all oma tegevusi, siis soovitan endiselt GoPro, ei ole siiani keegi suutnud teha paremat kaamerat. Hinnad algavad umbes 280 eurost ja paremad mudelid on juba üle 400 euro. Viies siin kategoorias on virtuaalse reaalsuse prillid Oculus ja nende teine versioon arendaja versioonist. Ma olen proovinud neid mitmel üritusel erinevaid videosi vaadates ja see maailm muutub täiesti hoopis uue dimensiooniliseks. Sa näed 360 kraadises, saad ümberringi vaadata ehk vaadata filme selliselt kujul, nagu sina oled selle filmi enda sees ja sa saad vaadata ja enda nii-öelda lugu luua selle filmi sees. On minu meelest fenomenaalne. Lisaks sellele mängud, mis sellega välja tulevad, see on tõeline meie enda reaalsusesse kaasamine ja minu jaoks on see super huvitav. Maksab umbes $350 ehk umbes 280 eurot selle hinnaringis. Kuues siin kategoorias alla 300 euro on Sony RX100 kaamera, mida ma ise kasutasin päris pikalt oma taskukaamera reisidel. Nüüd müüsin, kuna nutitelefoni kaamera on juba nii heaks saanud, aga see teeb tohutult palju parema pildi võrreldes sellise tavalise klassikalise nutitelefoniga, millel ei ole väga hea sensor. Reisikaameraks parim, tal on väga hea suur sensor, üks suurimaid, mis taskukaamerate sees on ja nüüd need esimese generatsiooni, teise generatsiooni hinnad on üsna soodsad, ei pea ostma kõige viimast generatsiooni, et saada mulle väga hea taskukaamera. Soovitan väga, vaatasin ka videot, kus ma võrdlesin Sony A7S-i täiskaader sensorit Sony RX sama 100 kaameraga ning nutitelefoni kaamera ehk aru saada, milline sinu jaoks parim on. Ja nüüd viimane ehk üle 300 euro maksvad kingiideed. Esimene neist on Z-Board, mida mul endal kunagi kasutada ei ole võimalik, kui ma olen vaadanud nii palju videosi, minu meelest on see väga põnev, kuidas elektritranspordivahendid jõuavad ka meie igapäevaellu. Maksab see umbes $540 ehk umbes 400 eurot. Ja sellega on võimalik sõita kuskil 10 kuni 25 kilomeetrit sõltuvalt, mis mudel on. Lisaks Z-Boardile teeb seda ka veel Boosted Boards, sarnaseid lihtsalt veidike erineva mehhanismi ja mootoriga elektrirula. Aga selle rulaga igapäevaselt tööle ja koju sõita või kohtumistele sõita, millest on väga lahe viis, kuidas taaskord keskkonda säästa, aga ise endiselt kiiresti edasi liikuda. Teine üle 300 euro maksev kategooria on asi, mida ma ilmselt kasutan iga päev. Ma ei poolda väga suure ekraani kodus omamist ehk siis teleka või millegi sellist ja mul on selline väike projektor, millega mul on võimalik kas siis voodis lakke või siis suure seina peale näidata filme, teleseriaale, mis mulle huvi pakuvad. Hinnad algavadki umbes 300 eurost ja kuskil 400-500 euroga saab juba täis kõrglahutusega projektori, millega on juba piisavalt hea kvaliteet, et täiesti koduses olmes vaadata ja siia veel lisada Chromecast, ühendada, saad ükskõik mida selle projektoriga vaadata. Kolmas siin kategoorias on minu lemmikdisainiga ja ka lemmikheliga transparent ehk siis läbipaistev kõlar. See nimi ongi Transparent Speaker, see on taaskord tehtud Rootsis sama firma poolt, kes disainis Narrative Clipi People ja sinna taha saad ühendada kas Airport, Apple'i Airport Expressi, et kasutada Airplay'd või ükskõik mis teise muusika striimimise USB näiteks pulga, mis iganes standard siis sinu telefoni või muude seadmetega kokku läheb. Ehk siis ta on nii-öelda ka tulevikukindel. Hinnaklassilt üsna krõbe, nüüd kui ta enam ei ole Kickstarteris $800 ehk umbes 700 või natuke vähem kui 700 euro ringis. Aga ma väga soovitan inimestele, kes hoolivad heast disainist ja heast helist see omale koju soetada. Neljas siin kategoorias on ilmselt selle aasta minu lemmik mänguasi, mis välja tuli ehk siis droon DJI Phantom 2 Vision Plus. See on droon, millel on juba kaamera külge ehitatud, sellest on olemas ka ilma kaamerate versioon, kui teil endal juba on GoPro olemas. Vaatasin ka videot, mis ma tegin Tallinna kohal lennust või siis siin videot droonidest, üleüldisena droonide ajaloost, kuidas me oleme siiamaani jõudnud. Aga droon on minu meelest nii lahe asi, kui see on esimene droon, mille sa võtad karbist välja, saad ise umbes poole tunni ajas õppimisega õhku tõusta, lennata ja see on nii sõltuvust tekitav, et pärast seda on juba päris raske maha panna. Soovitan väga inimestele, kes huvitab õhufotograafia, õhupildistamine või lihtsalt droonidega mängimine. 5. ja 6. siin kategoorias on üsna sarnased. Esimene neist on Sony A7S kaamera. See on lihtsalt fenomenaalne, kuhu tehnoloogia on jõudnud oma sensori tundlikkuselt, praktiliselt kott pimedas võid pilti teha täiskaader sensoriga, mis mahub nii pisikesse keresse, mis vanasti võis olla umbes 2 korda suurem, kuna see on ilma peeglita kaamera. See on metallkere, millel on Wi-Fi ja NFC ühendus.
Lisaks sellele on siia võimalik panna ka Zeissi metall ja väga-väga hea klaasiga objektiive. Minu meelest parim kaamera, mis täna saadul on profitehnikast oma kompaktsuse ja kvaliteedi suhtes, eriti ka videoinimestele mõeldes. Alternatiiv Sony A7S-ile on Sony A6000, mis on väiksem vend, väiksema sensoriga, mitte nii hea kvaliteediga, aga taaskord saad vahetada objektiive. Lisaks sellele on väga hea pildikvaliteet võrreldes sinu nutitelefoniga, kõik ühenduse võimalused endiselt olemas ja hind on ka rohkem kui poole väiksem. Soovitan kõigile, kes soovid algust teha profifotograafiaga. Nagu mõned märgata võisid, siis siin kingiideedes ei olnud mitte ühtegi telefoni või tahvelarvutit. Sellepärast, et see on väga personaalne valik ja sõltub platvormist, mida sa juba täna kasutad. Kui sa endiselt ei ole veel otsustanud, siis vaata siin minu videot, kus ma võrdlen iOS-i ja Androidi erinevaid platvorme plusse ja miinuseid. Aga kui sa oled Androidi kasutada, siis minu meelest ei ole siin sel aastal paremat telefoni osta kui OnePlus One, mis on küll Hiina tootja, aga nad on teinud väga kvaliteetse telefoni metallraamiga. Seal sees on parim protsessor, mis täna saada on üks parimaid ekraane 5,5 telefonile, mis saada on. Maksab see kõigest $299, mis on umbes 220–230 eurot. Ja minu meelest on see parim Androidi telefon, mis täna saada. Lisaks sellele on Androidi kui tarkvara seal võimalikult originaalsel kujul, ehk sa võid kindel olla, et uuendused jõuavad sinuni kõige enne. Teine telefon Androidi, mida on väga soovitav, Motorola Moto X teise generatsiooni telefon. 5,2 ekraaniga saad ise konfigureerida täpselt sellist, mida sa tahad oma värvide materjalide osas. Maksab see umbes $100 rohkem, $399 ehk umbes 330 eurot ja ka väga tugev protsessor ja üleüldiselt lihtsalt väga hästi see riistvara töötab koos oma tarkvaraga, mis paljudel teistel Androidi telefonidel nii ei ole. Kolmas Androidi telefon, mida on väga soovitan, kes tahavad suure ekraaniga telefon, on siis kas Galaxy Note 4, Samsungi nutitelefon, aga kes tahavad taaskord eelistavad Androidi kõige puhtamal kujul, siis ma väga soovitan ka Google'i Nexus 6, mida ma ise täna kasutan oma igapäevase telefoniga, eriti see, kuidas ta töötab koos Moto 360 kellaga koos, on minu jaoks lihtsalt super kooslus ja mulle väga-väga meeldivad suure ekraaniga telefonid. Selle hinnad on muidugi taaskord veidike kallimad, umbes $499 või umbes 400 eurot. Ehk siis ta läheb suhteliselt juba iPhone'i klassi iPhone'idest. Loomulikult endise igapäevatelefoni kasutasin iPhone 6 ja iPhone 6 Plus ja siiani arvan, need on parimad telefonid inimestele, kes ostavad oma esimese nutitelefoni või siis ka neile, kes on juba investeerinud iOS-i ökosüsteemi. Taaskord vaata siin võrdlust, kuna see debatt iOS ja Android platvormi vahel on muidugi väga tuline, väga personaalne otsus. iPhone'i hinnad on veidike kallimad, iPhone 6 hind algab kuskil 540 naelast, umbes 600 eurost ja iPhone 6 Plussi hind algab kuskil 700 eurost. Ja soovitan siinkohal proovida iPhone 6 Plussi enne, kui seda ostad või ka 6, seepärast minu jaoks see 6 Plus on tõesti märksa parem ja kasulikum telefon just oma suurema ekraani tõttu, kuna sealt vaadata samamoodi Nexus 6 puhul videos ja pilte on lihtsalt väga-väga mugav. Loodan, et said siit videost mõned kingid, et kas jõuludeks või mõneks muuks tähtpäevaks, kas iseendale või oma lähedastele. Tänud veel kord vaatamast, kui sa tahad veel hoida kursis ennast minu tulevaste videodega, kuna siin palju asju, mida ma ei ole jõudnud veel ülevaadet teha, aga on kindlasti plaanis tulevikus teha, siis vajuta subscribe nupule kas siin üleval või siis siin samas video all, vajuta like nuppu, jaga seda oma sõprade ja perega ja loodame, et mõni nendest kinkidest jõuab ka sinu juurde. Aitäh veel kord ja järgmise korrani!